Sümboolika igapäevaelus. Alates iidsetest aegadest kandsid kõik õigeusklikud vanausulised ingliinid valget värviriideid, sest see värv tähendas mitte ainult hingevalgust ja vaimset puhtust suurest rassist, vaid ka otsest kuuluvust taevastesse jumalikesse suguvõsadesse. Igal riietusel, olgu see siis ilmalik, igapäevane või pidulik või preestri hinton, oli välja proderitud eriline ornament. Näekus! Hinton, sõna-sõnalt iidsetest aariatest, on riietus, mis on kootud 3 kuu valgusest. See tähendab, et see on püha valge värviriietus. Üksainus pilk sellele ornamentikaga ilmalikule riietusele oli piisav, et mõista, millisest külast või piirkonnast inimene pärit on, millisele iidsele suguvõsale või klannile ta kuulub, kas ta on läbinud täisealisuse rituaali või on vanemate hoolde usaldatud, kas ta on pereliige või mitte, millisesse kasti ta kuulub ja millise oskustaseme on ta saavutanud. Preestrite riietuse ornamentide järgi sai teada, kellele jumalale või jumalannale preester või preestrinna treenib, millisest külast ta on pärit, millisesse pühakohta või altarisse hoitakse püha tuld ja tuuakse veretuks ohvriks ja rituaalideks. Preestri vöövärvi järgi sai veatult määrata vaimse teadlikkuse taseme ja koha iidse vene õigeusu vanausuliste ingliinide hierarhias ning vööornamentide järgi sai aru, millisel vaimselt teel see iidsete jumalate teenija liigub. Nagu juba varem öeldi, ei eristatud lapsi kuni 12-aastaseks saamiseni soo järgi, seega oli iidsete slaavlaste ja aariatide laste riietus poistele ja tüdrukutele sama ning koosnes ühest pikast, maani ulatuvast linnast särgist. Poisi särgi jaoks kasutati kindlasti isa särki, tüdruku särgi jaoks aga ema särki. Igapäevases elus jagunesid kõik slaavi ja aaria suguvõsad ilmalik, kogukondlik riietus igapäevaseks ja pidulikuks. Näiteks igapäevases naisteriietuses oli eriline kaitsev suguvõsa sümboolika, samuti vajalikud andmed, mille põhjal sai teada, kas ta on abielus või mitte, milliseid kaitsejumalaid suguvõsa kaitseb, kus ta elab. Abielus naise pidulik riietus oli rikkalikult kaunistatud erinevate sümbolitega, naiseliku ja maise viljakuse märkidega, kaitsvate tikanditega, ornamentidega, mille kaudu sai teada mitte ainult abikaasa suguvõsast, vaid ka sellest, millises iidse suguvõsas ta üles kasvas, millised taevased jumalad ja jumalannad teda kaitsevad. Pidulik riietus abieluvälise tüdruku jaoks erines visuaalselt abielus naise riietusest. Tüdruku kleedil oli tikand peamiselt varrukatel ja ulatus allapoole seeliku äärde, samas kui abielus naise kaitsev tikand kattis seeliku äärt, rinnaosa, kaela ja varrukad. Lisaks kandis abielus naine seelikuid ja panive, millel oli suguvõsa või klanni ornament koos kaitsvate sümbolitega, mis andis naisele lisaks, kuid väga tugeva jumaliku suguvõsa kaitsejõu. See vägev jõud aitas naisel mitte ainult kodu majandada, vaid ka laste eest hooritseda. Kuid kõige vajalikuma elujõu sai abielus naine oma armastatud abikaasalt. Tema taga oli ta nagu kiviseina taga, sest naine oli hoolitseva abikaasa ja tema iidse suguvõsa kaitse all, mis temast sai omane. See uus sugulussuhe peegeldus ka abielus naise tikandis, mis oli pärit vanast kaitsvast tikandist, mis oli tüdruku särgil, enne abielu. Naine kasutas ainult kaitsvat sümbolit saatuse jumalannast ja sümboolset märki oma sünnipäeva kaitsejumalast. Vaid oma iidse suguvõsa sümbol, kuhu ta sündis. Sest armastuse ja abielu puhul, kui abikaasa kandis naise kätel koju, peeti seda, et ta sündis uude suguvõsasse ja nüüd on tema jaoks abikaasa vanemad, isa ja ema. Meeste riietus jagunes samuti igapäevaseks ja pidulikuks. Kuid meestel oli ka rituaalne jumalateenistuse ja sõjaväe riietus. Rituaalne meeste särk oli erksate, värvikate suguvõsa tikanditega. See oli pikem kui tavalised särgid ulatudes sääreni, sest iga vanem mees vanades slaavi ja aaria suguvõsades oli preester, kes hoidis püha tuld ja tõi ohvrid kodusesse tule altarisse, mis asus kaitsejumala kuju lähedal. Sõjaväe meeste särk oli keskmise suurusega ulatudes põlvedeni. Ja tõi ohvrid ja kingitused kodusesse tule altarisse, mis asus selle vana suguvõsa kaitsejumala kuju lähedal. Meeste sõjaväesärk oli keskmise suurusega, selle pikkus ulatus põlvedeni.
See valmistati tihedast kangas, sest seda särki kandsid mehed kaitsevarustustega. Sellele tikiti sõjaline suguvõsa sümboolika. Sõjaväesärgid kandsid. Sellele oli tikitud spetsiaalne sõjaline rannasümfoonia. Sõjaväesärgid kandsid mehed koguonna koosolekutel, kirikuogudel, ringidel või veetsidel, samuti mälestuspidustustel ja jumalate sõdalaste austamise pidustustel. Koguonna rühm kandis sõjaväesärgid igapäevaelus. Meeste särgi juurde kuulus alati vöö. Koguonna rühm kandis sõjalisi särgid igapäevaelus. Meeste särgi muutmatuks lisandiks oli vöö. Igapäevane särk vööti peenikese pooletollise vöö või mitmevärvilisest palmikust kootud köiega. Piduliku meeste särgi vööti mitmevärvilise suguvõsa sümboolikaga vööga, samas kui rituaalset särki vööti laia vööga, mis oli 1,5 või 2 veršit. Närkus. Poolveršk, mis vastab 22,025. Köis ehk spetsiaalselt linast kootud köis. Verška. Veršk on vana slaaviarja mõõtühik, mis vastab 44,45. 44,45. 1,5 on neid 2 tolli. 1,5 tolli vastab 66,675 ja 2 tolli 8,89. Sõjaväe meeste särgid vööti erinevate vöödega, kuid ainult juhul, kui särki kanti igapäevaelus. Kui sõdalased kandsid särgi peal sõjaväe kaitsevarustust või ketsärke, siis vööd ei kasutatud, sest sõjaväe kaitsevarustus ja ketsärk, mis on loodud elava tule abil, kannavad endas jumalate kaitsejõudu. Lisaks oli särkide lõige keskel. Vöö sümboliseeris kaitseringi, kes kaitsevad inimest. Kui inimene ilmus ilma vööta või tema särk polnud vöödud, öeldi, et ta tegutseb tumedate jõudude mõjul. Lapsed kandsid särki ilma vööta, sest nende särgid olid õmmeldud vanemate omadest, poisi särk isalt, tüdruku särk emal. Kui inimene ilmus ühiskonda ilma vööta, öeldi, et ta on vööta, sest ta tegutseb tumedate jõudude mõjul. Lapsed kandsid kuni 12 eluaastani särki ilma vööta, sest laste särgid olid õmmeldud vanemate särgidest, poisi särk isalt, tüdruku särk emalt. See on seotud sellega, et vanemate särgid kannavad kaitsejõudu lastele, armastavad kanda nende riideid. Lapsed kandsid tavaliselt kuni täisealiseks saamiseni, kuni 12. Eluaastani särki ilma vööta, kuna nad olid oma suguvõsa ja vanemate kaitse all. Laste igapäevased särgid olid, nagu juba varem mainitud, õmmeldud vanemate särgidest, poisi särk isalt, tüdruku särk emalt. See on seotud sellega, et kõik vanemate särgid kannavad endas kaitsejõudu lastele ja lapsed, püüdes sarnaneda oma vanematele, armastavad siiani kanda nende riideid. Pärast iidsete täisealiseks saamise ja nime andmise rituaalide läbimist jätkasid paljud tüdrukud oma emade riiete kandmist, kuid nende särgid said lisaks kaitsesümboolika varrukattele ja rinnale. Ja poisid, kes olid läbinud iidseid rituaale, peale selle, et said oma särgile kaitsesuguvõsa tikandi, hakkasid kandma vöösid. Edasi on toodud mõned variandid suguvõsa kaitseornamentidest, mida kasutati särgide, vööde ja teiste riiete tikandites. Aga naiste särgid kandsid jumalannade ja jumalaema kaitsesümboleid, samas kui meeste särgid kandsid kaitsejumalate ja sõjajumalate sümboleid. Lisaks tuleb arvestada, et samad sümbolid, olles veidi muudetud, kandsid endas mõnevõrra erinevat kujundlikku tähendust ja väärtust. See puudutab nii meeste kaitsesümboleid kui ka naiste kaitsesümboolikat. Näiteks võib tuua viljakuse kaitsesümboli. Ühes juhul sümboliseerib see maa viljakust, siit külvatud põldu ja teises naise viljakust. Sest ühes ja teises toodud näites peab mehe külvatud õnnistatud eluseeme kasvama viljakas mullas ja nägema Jumala suurt valgust. Uue elu sündimist on läbi ajaloo peetud jumalikuks teoks. Mitte midagi ja kedagi ei sünni, kui selleks ei ole taevaste jumalate tahe ja õnnistus. Seetõttu pöörduti taevaste jumalate poole õnnistuse saamiseks, et põldudel kasvaks hea saak ja et iidne sugu jätkuks ning ei jääks järeltulijate ja pärijate ning isade traditsioonide jätkajatega. Kuna viletsas suguvõsas pidi pidevalt sündima ainult terveid lapsi, lõikasid mehed oma armastatud jaoks pulunenud puuteokstest väikese kaitsenukku, millele kanti naiselikkuse viljakuse sümbolid ja elu alguse spiraal. Elu alguse spiraal sümboliseeris tulevase lapse hingerännakut läbi kõikide jumalike maailmade, kus ta omandas jumalate tarkust.
ja tema tõmbumist Midgardisse armastava ja hooliva ema südame kutsuva löögi kaudu. Selle kaitsenuku pani mees linasele lõhnakotile ja naine kandis seda vööl, et jumalaema Vlada ja Tsiva ei unustaks teda. Lisaks kanti kodutarvikutele ka naiselikkuse viljakuse sümboleid, et peaaegu kõik, millele naise käed puutusid, olgu see siis nikerdatud leivakarp jumalatele ohverdamiseks või soolatoos, räägiks taevastele jumalatele ja jumalaemadele. Et antud iidse suguvõsa suure rassi seas oodatakse lapse sündi tohutu kannatlikkuse ja piiritu rõõmuga. Looduse kaitsemedalid. Suure rassi suguvõsade areng loodusega harmoonias võimaldas meie tarkadel esivanematel ümbritsevat maailma suurepäraselt uurida. Ema loodus andis inimestele toitu ja erinevat elustavat ravivõimet. See peegeldus mitte ainult iidsetes legendides ja uskumustes, vaid ka igapäevaelus, kui inimesed hakkasid kasutama sümboolseid loodusmotiive kaitse eesmärkidel. Püha puidu kaitsemedalitel kujutati sageli päikese sümboolikat ning päikesemärke. Õigeusulised vanausulised inglinid valmistasid kaitsemedaleid mitte ainult pühadest puidust materjalidest, vaid nad valasid neid ka hõbedast ning erinevatest väärismetallidest ja tavalistest metallidest, mida andis helde ema niiske maa. Loodud olid erinevad sulamid hõbeda lisamisega kaitsemedalite valamiseks, samuti tikiti nahast kaitseladongad ja neid kooti helmestest ning mitmevärvilistest niitidest. Looduse kaitsemedalid ja ladongad edastasid inimesele võimsa jõu ümbritsevast javimaailmast. Nendel kaitsesümbolitel kujutati looduslikke elemente, maaviljakust, järvejõudu, metsade väge ja teisi elemendijõude. Need looduslikud kaitsemedalid olid rahva seas tuntud kui elemendi kaitsemedalid. Lisaks sellele suhtusid kõik valged inimesed slaavi jarirahvaste suure rassi seas emake loodusest tulenevasse loomade maailma suure austusega. See väljendus erinevate loomade, lindude, madude, metsikute ja koduloomade, kalade ning muinasjuttude olendite kujutamisel looduslike kaitsemedalitel. Kujutades looduslike kaitsemedalitel loomade esindajaid, saavad õigeusulised vanausulised inglinid emake looduselt loomulikku elujõudu, mis igapäevaelus kaitseb erinevate looduslike häde ja igasuguste vandenõude eest, mida toovad Midgardisse tumedate maailmade ja põrgu esindajad. Kuid kõige olulisem looduslik elujõu allikas kõigile õigeusulistele vanausulistele inglinidele on nende enda juuksed. See peegeldub isegi Jumal Svarogi käsus. Ärge lõigake oma heledaid juukseid, erinevaid juukseid ja halli, sest te ei mõista Jumala tarkust ja kaotate oma tervise. Alates iidsetest aegadest on peetud, et inimese juuste lõikamine võib võtta temalt jõu ja tervise, pimeduse jõud ja neid teenivad inimesed kasutasid oma tumedates rituaalides juukseid, et muuta noormees vanaks ja tuua talle isegi surm. Inimesed on alati austanud oma juukseid, sest need on kingitus jumalatelt ja looduselt vajalik harmooniliseks eluks. Juukseid võrreldakse viljaka nisupõlluga, mis imab maapinna ja päikese elujõudu. Samamoodi säilitavad juuksed elujõu jumalatelt, esivanematelt ja looduselt. Juukseid on iidsetest aegadest kutsutud kosmadeks, mis seob neid kosmosega. Juukseid on läbi ajaloo kujundlikult võrreldud viljakalt külvatud nisupõlluga, nagu nisukõrvad imavad endasse kõik maapinna mahlad ja ema maa elujõu, samuti puhta päikesevalguse ja hoiavad neid. Nii saavad ka inimese juuksed elujõu taevastelt jumalatele, maapinna vanematelt ja esivanematelt, ema looduse käest, kosmilistelt kiirtelt, päikese ja taevatähtelt. Ei ole juhus, et juukseid on iidsetest aegadest nimetatud kosmadeks, mis tähendab, et need on seotud kosmosega. Mis toidab inimest? Juuksed sümboliseerisid mitmeid valgustavaid looduslikke ja jumalikku jõude, mis aitavad inimesel elus. Need tähendasid ka küllust vanas suguvõsas, küllust ja õnne peres. Tüdrukutele punuti juba noorest east juuksed ühte kolmeharulisse punutisse, kuna see sümboliseeris elujõudude ühendamist maailmade javi, navi ja pravi vahel. Pats oli selgroo ääres, valged jõud voolavad juuste kaudu selgroosse, täites tüdruku erilise elujõu saamiseks. Abielludes punuti kaks patsikest elujõulisi jõude enda ja tulevase lapse jaoks. Erilise elujõu saamiseks, valmistades teda ette tulevase püha emaduse missiooniks.
Kui tüdruk abiellus, lahti punuti tema neitsikuts ja selle asemel punuti 2 patsikest, sest alates sellest ajast sai ta läbi juuste, mis olid kokku pandud patse, elujõulisi universaalseid jõude mitte ainult enda jaoks, vaid ka tulevase lapse jaoks. Mehed suhtusid samuti oma juustesse hoolikalt, nad andsid juustele rohkem tähendust kui naised. Habe oli meeste küpsuse, mehelikkuse ja iseseisvuse sümbol. Habe ei olnud lihtsalt meeste omand, vaid see oli sümboolne tõend kuulumisest Jumala suguvõsasse, sest habet kandnud inimene oli itsete taevajumala järeltulija. Seetõttu on slaavlastel ja aarjadel säilinud väide, meie jumalad on meie isad ja meie oleme nende lapsed ja me oleme väärt meie jumalate au ja teeme palju häid tegusid, et tuua au meie suguvõsadele, 3 korda rohkem, kui valitseme meie elupaikades. Mehe habeme kahjustamine või selle vägivaldne lõikamine iidsetel aegadel peeti kõige tõsisemaks kuriteoks suure rassi iidse suguvõsa vastu ja taevajumala solvanguks, kes kaitses seda suguvõsa. Taevajumala solvangut ei andestatud kellegi. Selle tõttu toimus minevikus palju sõdu ja põletatud habe saadeti saatkonda, et kuulutada sõja algust. Mehed on iidsetest aegadest hoidnud oma habemeid kui silmatera ja on väga julmalt võidelnud solvajate vastu, mõnikord isegi surmani, sest parem on surra lahingus vaenlasega, kui lasta oma iidset suguvõsa ja taevajumalaid häbistada. Küpset habeta mehi on iidsetest aegadest nimetatud naiselikeks, nendega püüti mitte sõlmida sõjalisi ega muid lepinguid, kuna arvati, et naiselikud mehed elavad naiselikku eluviisi. Närkus. Elavad naiselikku eluviisi. Rääkides kaasaegses keeles on nad vastandliku soo-orientatsiooniga inimesed. Seda kinnitavad erinevad ajaloolised allikad, mis räägivad, et enne Peeter I reforme, mil kuulutati välja habeme ajamine ja saksa riiete kandmine, olid just need habeteta inimesed eurooplased, kellel oli ebatavaline seksuaalne orientatsioon, kes ümbritsesid tsaar Peeter I-d. Aga mitte ainult habemejuuste suhtes olid meestel hoolikad suhtumised. Nad hoidsid kõiki juukseid peas ja kehal, sest teadsid, et nende kaudu saavad nad kõik elujõud oma jumalatelt, looduselt ja esivanematelt. Elutähtsate esivanemate allikate säilimise tõttu pidid meie esivanemad hambad ristis võitlema ja leppima muude surelike piinadega. Seetõttu, kui ilmusid keisri usurpaatori Peeter I korraldused habeme ajamiseks ja saksa riiete kandmiseks, samuti iidsete traditsioonide ja oma jumalate ning isade hülgamiseks ning truuduse vande andmiseks keisrile usurpaatorile, siis tõusid meie esivanemate poolt vägivaldse juuste lõikamise ja koduste traditsioonide ning usu hülgamise vastu mässud. Üle kogu Siberi ja Valgevee, mis hiljem suruti maha sõjaväe poolt. Eriti julmalt suruti maha mäss Taris, nii nimetatud Tarimäss aastal 72301-722. 7230-1722. Aasta. Mässu ja keiserusurpaator Peeter Hille allumata jätmise eest riputati inimesi 4 lõhuti, ratastele pandi, põletai lõkkedel ja tõugati kolde peale. Surma alla pandi mitte ainult õigeusulised vanausulised inglid, vaid ka neid toetavad õiged kristlased, vanausulised sismotikud. Euroopas korraldas juuste lõikamise esimesena Rooma keiser Nero. Ja Venemaa maades hakati juuste lõikamist praktiseerima alles Kristuse saabumisega. Keegi ei suuda praegu selgitada, miks ja milleks nad lõikasid oma õpetuse järgijate ja preestrite juukseid, kuigi isegi nende piiblis räägitakse Simsonist, kes kunagi ei lasknud end juustest lõigata ja oli tugev ja võitmatu kuni hetkeni, mil tema juuksed ära lõigati. Kohtute raamat, peatükk 17, salmid 17, 19. Närkused. Esimesena korraldas juuste lõikamise Rooma keiser Nero. Nero käskis konsulil kõik välislegioonid peast raseerida. Kui konsul, kes juhtis välislegioone, küsis keiser Nero käest, miks see vajalik on, vastas Nero, ma ei soovi, et nad mõtleksid. Minu jaoks on piisav, et nad täidaksid vaid minu käske ja korraldusi. Minu jaoks on piisav, et nad täidaksid vaid minu käske ja korraldusi. Lõikasid oma õpetuse järgijate ja preestrite juukseid. Need toimingud Kristuse järgijate seas nimetakse püha rituaaliks mungaks pühitsemisel. Kõik eelnevalt öeldu räägib meie esivanemate suhtumisest oma juustesse.
Tuleb lisada, et juuksed, mis kammimise käigus välja langevad, ei tohi visata põrandale või maapinnale, sest see võib meid elujõust ilma jätta, mida annavad meile ema loodus, taevased jumalad ja meie suguvõsade suured esivanemad. Seetõttu antakse põlvest põlve edasi iidseid tarkusi põletada juukseid või siduda need noore viljapuu külge, et karv hästi kasvaks ja oleks tugev nagu puul. Lastele alla 12 aasta ei lõigatud juusteotsi, et mitte kaotada mõistust ja elujõudu. Juusteotse lõikamine, mitte pikem kui küünepikkus, noortele üle 16 aasta tehti juuste kiireks kasvuks ja ainult noorkuupäevadel. Juuste kammimine oli püha rituaal. Juusteotse lõikamine, mis ei tohi olla pikem kui ühe küüne pikkus, noortele, kes on üle 16 aasta vanad, tehti selleks, et juuksed kasvaksid kiiremini ja seda toimingut tohtis teha ainult noorkuupäevadel. Juuste kammimine oli omamoodi püha rituaal, mille käigus sai puudutada kosmilisi vooge ja tunda sõna otseses mõttes taevast allavoolavaid elujõuvooge. Seda püha rituaali tehti kammi abil, mis oli valmistatud kas pühadest metallidest või pühast puuoksast. Lastele noores eas kammisid juukseid vanemad, hiljem hakkasid nad seda ise tegema. Juukseid võis usaldada kammida ainult sellele, keda hästi tuntakse ja keda armastatakse. Tüdruk võis lasta oma juukseid kammida ainult oma valitud kaaslasele või abikaasale. Meie targad esivanemad õpetasid meid hoidma oma juukseid puhtana, sest kui inimesel on puhtad juuksed, siis on ka tema mõtted puhtad. Naikus! Küüs on iidne slaaviarja pikkuse mõõt, mis vastab 1/4 versta pikkusele, mis tänapäeva mõõtudes on 11,11. Tühad metallid on hõbe, plaatina, vanaadium ja teised valged metallid, mis on sulatatud hõbeda või vanaadiumi lisamisega. Pühad puud on kase, tamme, seedri, as ja pöök ning teised. Kokkuvõte. Käesolevas väljaandes esitatud inglismi materjalid on vaid pisike tilk lõputus särava tarkuse ookeanis, see tähendab meie suurte esivanemate usus ja tohutus elukogemuses. Kuid kogemus ja usk, mis katab miljoneid aastaid, on võimatu ühes väljaandes kirjeldada. See on meie vana usk, meie iidne ajalugu. Meie ainulaadne kultuur ja meie mitme tuhande aasta traditsioon, mis on meiega algusest peale ja eksisteerib ka pärast meid. Seepärast, inimesed, ärge unustage oma suurte inimeste minevikku ja oma iidsete klannide juuri, sest suguvõsapuu, mille juured on ära lõigatud, kuivab ja sureb. Aga ärge elage oma minevikus, siis ei näe te oma tulevikku. Elage igavesti ja ühendage harmooniliselt oma jumalate ja esivanematega, looduse emaga ja puhta südametunnistusega. Elage igavesti ja las minevik, olevik ja tulevik ühinevad teie hingedes ja tugevdavad teie vaimu ning siis ühendate te harmooniliselt oma jumalate ja esivanematega, ümbritseva maailmaga, looduse emaga, oma lähedaste järeltulijatega ja puhta südametunnistusega. Lisainfot inglismi kohta saate saada, vaadates Slaviano Veda seeria lisasid. Teie soovide kohaselt on lisas üks toodud tekstid, mida loetakse slaavi jumalateenistustel, mida me nimetame õigeks kiituseks, igapäevaseks, loetavaks iga päev ja õigeks kiituseks kalidale. Ja samuti pereliidu pühitsemise rituaal. Lisades 2 on toodud kujundlikud skeemid velesi ja ingli kapitsi ehitamiseks.